Tervist, mina Illar Kohvinevalt ja täna on pühapäev, 27. jaanuar aastal 2019 ja ilm on siuke mõnus, vaikne, külm ninna ei karga, siukene mõnus pehme talveilm. Ja täpselt kuu aja pärast on meie superstaar ja tiival Anne Veskil sünnipäev. Nii et oskem kõik tema uut plaati, aeg nii veereb ja sõnaga, kus on väga tore laul peal, elada on lahe. Aga 3. märtsil on Riigikogu valimised ja meil kõigil on siis lihtrahval on elada on lahe, nagu Anne Veski laulus siis, kui me valime võimule Keskerakonna ja näiteks Kadri Simsoni. Ja miks? Pärast, et Keskerakond võimaldab paljudes maakondades tasuta ühistransporti. Ja näiteks Reformierakonnast Kaja Kallas on öelnud niimoodi, et nii kui nemad võimule saavad, nii kohe see tasuta bussisõit kaob ära, et nemad ei salli sükst asja. No loomulikult nad ei salli, sest Reformierakond on niivõrd rahaahne. Kõik need miljonid, kõik rabaks aga omale sõnaga, nii et Reformierakond ei annaks lihtrahvale mitte ühte senti ka, eks ole, et soodsalt, et ainult kõik koondaks jälle kõrvale, et selle pika aja jooksul Reformierakonda võimul on olnud, on kaotatud postkontorid ära, postipunktideks muudetud ja postipunktid on isegi jälle ära kadunud, nii et kõik, mis maaelus on, et selle kõik ainult hävitaks ja kõik, mis on vaesema käest võtaks kõik ära, et vaesema suruks kõik nurka, et ainult rikkurid elaks see sõnaga. Aga need rikkurid on kuradi aferistide sõnaga, et nende raiskadele ei tasuks üldse mitte midagi anda, ainult keredest tappa anda neile kuradi jahnitsemise eest. Et see lihtne inimene, kes 10 küünega oma raha teenib, et kuidagi otsaga kokku tulla, kuust ära, vaat selle eest tuleks hoolitseda. Ja tänu sellele ongi nii, et see liht inimene, kellel ütleme, kellel on rohkem lapsi või suurem pere, et kui sa ikka tahad kuskile sõita, eks ole, et kui tasuta bussi sõita, siis hoiad ju selle pealt ka juba raha kokku ja sõnaga, et Keskerakond on ikka super ja sõnaga ja Kadri Simsoni poolt hääletama kindlasti kohe, sest et ma olen vist ennemgi öelnud, et Kadri Simson, nii vanaema Juta Must oli Tori koolis minu õpetaja sõnaga ja siis väga sükene tore proua oli sõnaga ja sükene kunagi karjunud ega midagi ja sükene hästi tagasihoidlik, viisakas, soliidne ja haritud inimene. Ja siis see Juta Musta talukoht oli Toher Alperes sõnaga siin Tori vallas, et mitte kaugel just siit Viinevalt, et üle jõe ja sinnapoole sõnaga, nüüd ei ole sellest talust küll midagi järgi vist suurt jäänud seal, aga nii et ja siis tema Musta Juta õde Leida Leppa oli Tartu Ülikooli professor. No see nüüd selleks, eks ole, aga Kadri Simson ja Keskerakond on ju selle poolt alati olnud, et lihtrahvale seda tasuta ühistransporti pakkuda ja nii nad pakuvad ja jumala eest, et hääletage Keskerakonna ja Kadri Simsoni ja üldse Keskerakonna poolt, et see tasuta ühistransport jääb meile, ütleme selline keskmise sissetulekuga vaesema inimestele jääks, et kui hakkab jälle kallid bussisõidud, need kallid piletid pihta sõnaga, et siis ei saa ju jälle sõita jälle, kellel raha napib ja sõnaga, et siis pidevalt ju neid bussipileti hindu tõsteti, eks ole. Aga just tänu Keskerakonnale, et ma ei tee siin, tähendab selles mõttes, et keegi mul ei ole makstud sellest, et ma nüüd teeks Keskerakonna reklaami sõnaga, et nüüd on Illar Kohvile makstud ja et nüüd selle eest teeb. Ei, mul ei ole mitte keegi palunud reklaami teha, aga ma lihtsalt, kui ütleme lihtinimese eest nii-öelda rääkija rahva hulgast hääle sõnaga räägin seda, et on vaja seda, et Keskerakond uuesti võimule saaks, et siis vähemalt see tasuta bussisõit nagu säiliks see sõnaga, et seda ära ei kaotatakse. Ja mis ma veel tahan öelda, et lisaks tasuta bussisõidule peaks olema ka üle vabariigiliselt tasuta prügivedu ja sõnaga, et ei ole mitte niimoodi, et surutakse sulle mingisugused prügiveofirmad suruvad sulle mingid lepingud kaela ja vaata, et sa pead nagu nende liikmeks hakkama ja siis sõnaga, et maksad ja maksad. Aga see tuleks kõik tasuta ära viia see prügi, nii et prügi on ju tooraine ja sellest prügist tehakse igasugust äri, ütleme nii, et aetakse ja nüüd juba selle nimel, et see kätte saada, et selle nimel tuleks ju tasuta prügi ära viia. Ja mis ma veel tahan öelda, praegus ma olen siin
Jõesuu-Riisa, mis see Soomaa tee üks on, et siin on kõik kenasti see mustkate peal, aga sealt Riisa teise silla juures kuni sinna Soomaa keskuseni peaks olema ka tehtud see mustkattega tee, et seal saaks ju ka kenasti jalgrattaga sõita, et praegust võib-olla on, ütleme, need augud nagu, selle lumega nagu täis, aga siis, kui on suvisel ajal, et siis on ta niivõrd auklik ja sõnaga, et ei saa üldse sõita ja siis ju turistid käivad ju pidevalt Soomaal ja nii, et oleks ju vaja täiesti tee ära teha korralikult, et seal oli küll mingisugune argument, kui see suur veeaeg tuleb, et siis see suur vesi tee peal, et siis rikub seda pinnast. See suur vett ei ole alati, eks ole, ja ka sellise tee pinnase sõnaga, et on tihti lugu, et suvel lapitakse seda, et kui see kevadine see maa sulamine, et siis ajab siit-sealt nagu tee pehmemaks sõnaga. Nii et väga palju asju oleks vaja siin ära teha, ära korraldada ja seda suudab teha ainult Keskerakond, mitte mingisugune Reformierakond. Et Reformierakond räägib parem siis seda, et kuidas need veefondi miljonid, kuhu need kadunud on, sõnaga, et see on niivõrd segane teema alles, et sellel teemal ei räägi mitte keegi ja see on umbes niimoodi, et see kuritegu on ära aegunud, et teatud aastate, 89. aastate kuritegust enam üldse ei uuritagi sõnaga, et väga hea, et panid kõik oma, ma ei tea, rahad tasku ja kus need rahad kõik jäänud on, et Reformierakond on ikka väga suured küsimärgid, et kus need veefondi miljonid on. Aga näed, Keskerakond ikkagi jälle soodustab ikka tasuta ühistransporti ja kindlasti palju muudki soodustab, nii et valigem Keskerakond ja Kadri Simson, nii ütlen mina, Eller Kohvina.